Tere, mina olen Oliver, minuga on kaasas Madis Reimann ja Dominik Luht ja meie räägime teile nurklihvjast ja selle kasutamisest ja ohutusest ja näitame ka mõne näiteklippi. Nurklihvja kasutamine on väga lihtne, nagu te videost näete, kuid siiski tuleb olla väga ettevaatlik. Külje peal on kas libistatav nupp, päästik või puutetundlik kala, mis käivitab nurklihvja. Kõik oleneb, mis tüüpi nurklihvja teil on. Ennem tööl asumist tee kindlaks, et ketas ja detail on ilusti kinnitatud ja kontrolli kaabli asukohta, et mitte selle otsa komistada, kui sul on elektriline nurklihvja. Töötades hoia ketas vastu pinda väikese nurga all, kuid lõigates hoia sirgelt. Ära suru ketast liiga tugevalt vastu detaili, et vältida detaili või ketta liigset kulumist. Kindlasti tahaks ka mainida, et on tähtis, kuidas ühendad selle ketta siis lihvja külge, sest et see mutter, mis seda ketast seal kinni hoiab, see on mõeldud seda viisi, et ühtepidi saaks see hoida ilusti lihvivat ketast kinni, aga teistpidi lõikavat. Ja see on selle jaoks, et lihviv ketaks saaks rohkem nagu edasi-tagasi liikuda, et siis tuleb nagu nii-öelda pehmem lihv. Aga lõikavas kettal peab see ikka tugevasti kinni olema, et siis jumala eest, et sassi ei ajaks. Kui aga tahaksite soetada endale nurklihvjat, siis tekib küsimus, et kas akuga või juhtmega. Aga minu meelest on ikkagi akuga palju mugavam, sest et see juhe võib jääda palju ette ja võib osutuda ka liiga lühikeseks. Kuigi akuga võib olla natukene kallim ning pead muidugi akut laadima pidevalt. Ja pika peale kasutamise peale siis võib aku vanaks ka jääda ja peab uue aku ostma. Aga ikkagi, et kasutades on see palju mugavam ja kergem ka, jah. Väga tähtis on kindlasti ohutusnõuete järgimine, sest et te ei taha, et juhtuks see, nagu seal videos juhtus. Esiteks on kindlasti väga tähtis, et oleks õige suurusega ketas, sest et liiga suur ketas võib puruneda, kuna kogub kiirust liiga palju. Ehk siis ühendage kindlasti õige suurusega ketas enda nurklihvja külge. Teiseks oleks vaja kasutada nurklihvjat, millel on olemas selline kaitse, et see esiteks takistab üldse näiteks killu välja lendamist või materjali lendamist ning ka takistab suurema ketta ühendamist üldse nurklihvja külge. Aga kui te neid ei järgi, siis tõesti võib ketas nagu puruneda ja teistele ja sulle endale vigastusi tekitada. Nurklihvjat kasutades peab olema väga ettevaatlik, nagu Oliver enne mainis, ja siin on üks väga hea näide, mis juhtuda võib. Nagu te näete, siis see mees kasutab nurklihvjat, et metallist eset lõigata, aga ta tegi väga suure vea. Ta kasutas liiga suurt ketast ilma kaitseta ja see põhjustas nurklihvja ketta killustama ja otsast lendama. Ja kui turvameetmeid mitte kasutada, siis see teeb viga nii nurklihvjale kui ka sulle endale. Nurklihvjatel saab kasutada mitmeid erinevaid kettaid, nagu näiteks tavaline lõikeketas, universaalne lõikeketas, metalli lõikeketas ja lihvketas. Aitäh kuulamast!